Tere kõigile! Seekord siis video sellisest autost nagu Honda CR-V 2013. Ja ütlen kurvastuseks kohe ära, et liiga palju siin filmida ei ole. See auto on päris heas korras ja teha on vähe, aga sellegipoolest ma otsustasin selle video teha, sest tegu on ühe minu nii-öelda lemmikautoga selles mõttes, et mul on endal 5 aastat seesama auto olnud, küll diiselmootoriga. Ja see on mu elu kõige muretum auto olnud siiani ja pika puuga. Enda autol ma 5 aasta jooksul vahetasin 1 korra või 2 korda rattalaagreid, 1 korra akut, rehve, õli ja filtreid. Ja sõitsin 200 000 kilomeetrit, suht täpselt. Ehk siis ma olen veidi vaimustuses selles mõttes sellest autost, et ta on tõesti nagu väga praktiline. See generatsioon on juba ka väga ruumikas seest, niimoodi, et siin on pagass on suur, aga tagaistmel on ka palju ruumi ja hästi nagu mugav asi, mida igapäevaselt kasutada. Aga see selleks, räägime nüüd sellest konkreetsest autost. Eesti ajalugu 193 000 sõitnud. Avariiregistris oli üks mingisugune väike kõks kunagine, sealt näeb alati nende kõksude hindasid ka. Et tundub nagu võiks olla mingi parklas mingisugune rihtimine. Kindlasti mitte midagi suurt. Siis kaasas on patakas hooldusajalugu. Ma nägin sealt Veho arveid suuremas osas. Ja mina sain selle auto sellises seisus, et oli vaja teha korraline hooldus, tal oli hooldusintervall täis ja tal olid all suverehvid. Praeguseks on mõlemad nendest töödest tehtud ja selles videos näitan ka nii-öelda korralist hooldust. Pole küll liiga palju näidata, aga siiski filmisin, kuidas sellel autol hoolduse tegemine käib. Ja see on tehtud. Hooldusintervall ilusti nullitud. Õlifilter, õhufilter, seal ongi õhufilter ja visuaalne kontroll. Mingisuguseid lõtkusid ega midagi nagu mingit vigu ei tuvastanud. Seega muud praegu tõstuki peal ei teinud. Talverehvid on uued, mul on olemas ka ostuarve ja lamellid, aga sellised pehmema seguga võiks olla täitsa head Eestisse. Ja kaasa saab autoga siis väga korralikud suverehvid. Ma ei oska öelda, kaua nad sõitnud on. Ma arvan, et nad on mingi pool suve sõitnud peale vaadates. Ehk siis see auto tuleb 2 rehvidega. On olemas 2 võtit. Mõlemad on alles, mõlemad töötavad. Ja ma rõhutan viimasel seda, et mõlemad töötavad, sellepärast, et ma olen ise saanud päris mitu autot niimoodi, et 2 võtit, aga tegelikult üks ei tööta. Näiteks oletame, et kui seda võtmeosa ei ole, siis mida sa mitte töötavaga teed, mitte midagi. Jah, vahel piisab patarei vahetusest, aga vahel ei piisa. Vahel on midagi veel viga. Olen ka vale auto võtme saanud igast pull. Varustuse poolest. Ma ei mäleta peast CR-V varustuse pakette, aga siin on kindlasti kõik vajalik olemas selles suhtes, et ilmselgelt on siin püsikiiruse hoidja, ilmselgelt on siin elektriaknad, peeglid, kokku klapitavad peeglid, kus juures isegi süüte sisse panema, need klapivad kokku ka. Autol on konks taga, siis tal on parkimiskaamera, siis tal on istmesoojendused, siis tal on vihmasensor, LED päevasõidutuled ja rohkem ei oskagi peast öelda. Minu arust kõik nagu vajalik on olemas. Ühesõnaga korraliku ajalooga, õige läbisõiduga, väga hinnatud ja tahetud auto, eestlaste üks lemmikuid, 4-veoline, mitte esiveoline ja selles mõttes täiesti ready to go. On paar väikest asja, ma räägin need siin videos ära, millega tulevikus võib tegeleda, ei pea tegelema. Nii-öelda, et kui otsida miinuseid siis selle auto puhul. Miks need miinused on? Ma panin ta müüki just ja ma panin ta müüki turu ühe odavama hinnaga, et on üks auto on turul odavam kui see ainult. Ja praeguse seisuga siis tänase seisuga. Ja tänu sellele
ma igat viimset kui detaili ei viimistlenud nii-öelda perfektsuseni. Et kui kedagi nendest asjadest mõni nii väga häirib, et see segab temal ostu, siis alati võib jõuda kokkuleppele, et minult võib tellida teenust ja ma võin need asjad teha korda. Aga ühesõnaga, millest me üldse räägime? Parkimisanduritega on midagi. Ma ei tea täpselt, mis, ma ei ole saanud veel aru, aga parkimiskaamera on tal olemas ja see töötab, seega mind see ka eriti ei koti selles mõttes. Aga tal tõenäoliselt on mõni andur läbi ja selle tõttu lööb ta selle süsteemi deaktiivseks. Ehk siis parkimisandurid praegusel hetkel ei tööta, võib-olla nad homme töötavad ja võib-olla nad ei tööta sellepärast, et täna on selline lörtsine ja natuke sajab päevad, ma ei tea. Aga igal juhul ma ei süvene sellesse, sest et see ei ole oluline ja kui see kellegi jaoks on oluline, siis on iga kell võimalik see lahendada ära. Parkimisandureid müüakse ühe kaupa, nad ei ole ka väga kallid. Lihtsalt keegi peab need ka paigaldama, selleks peab panema mingi aja ja seda aega peab ootama, tõenäoliselt. Siis otsustasin mitte teha salongi keemilist puhastust, sest minu jaoks on see salong üle keskmise seisus. Ja taaskord jälle, kui see on kellegi jaoks nii hull asi, et ei ole nüüd, ütleme, märkpesuriga istmeid tehtud, ma loomulikult tegin nagu kuivpuhastuse põhjaliku, ma tegin sellele autole ja ta minu arust on väga okei. Aga kui keegi tahab, et ta oleks perfektne, nagu uus, siis pole probleemi, seda saab korraldada. Lihtsalt see ei ole hetkel vajalik. Ja kui me tuleme tagasi selle juurde, et see auto on turu ühe odavama hinnaga, siis kõik ei saa olla ideaalne. Sellisel juhul peaks ta hind olema pigem turu kõrgemas otsas. Ja ma ütlen siia video lõppu veel ühe asja. Ma panin selle üleskutse tegelikult Facebooki ka mingi hetke, väga palju huvitavaid pakkumisi tuli. Et ma otsin tegelikult aktiivselt kogu aeg selliseid autosid, mitte nagu see CRV, kus eriti midagi teha ei ole, kus on, kuidas ma siis ütlen, ütleme eelmise omaniku poolt natukene võib-olla oletusse jäetud või a la uus auto on käes ja see on jäänud seisma. Ülevaatus on näiteks saanud läbi või on kohe lõppemas, millega on midagi vaja teha. Ütleme, et ma saaks filmimiseks materjali. Need asjad peavad olema mõistlikud selles suhtes, et selle üleskutse peale pakuti mulle täiesti aukliku kerega autosid, kus ma näen pildi pealt suuri roosteauke karpides, karpe pole olemas, eks ju. See on natuke üle võlli sellisel juhul, kui see auto potentsiaalne väärtus on 500 €. Sellisel juhul ei ole mõtet seda pakkuda, ma ei saa selle autoga tegeleda, ma maksan väga kõvasti peale, eks ole. Mootoririkkega. Üks mees pakkus mootoririkke ja käigukastirikkega autot, millel kumbki normaalselt ei toiminud. Ta käivitus ja liikus, aga avariirežiimis oli nii kast kui mootor ja mingi täielik jama oli. See ka pigem nagu jääb ära selles suhtes, et see auto peab päris värske ja uus auto olema selleks, et oleks mõtet nagu nii suurt asja teha. Aga nagu mõistlikud asjad, ma võin näiteid ka tuua. Mul on paar videot tagasi Toyota Yarisest video, seal olid mõistlikud asjad vaja teha. Seal olidki pidurid vajasid tähelepanu, kerel olid mingid koledad kohad, auto oli seisnud, salong oli must, amordid olid õlised tagumised. Täiesti okei projekt. Üks kastitäis varuosi, üks päev garaažis töödele, teine päev puhastustele, valmis kõvasti materjali filmimiseks, eks ole. Et ei karda otseselt puudusi ja vigu, aga need peavad olema mõistlikud ja mõistuse piires nii-öelda. Et pakkuge julgelt, ülevaatust ei pea olema, ma tahan ainult seda, et autodokumendid oleks korras. Palun ärge pakkuge mulle enam võõrandamiskeeluga või pandivarasid või midagi sellist. Ma ei taha neid autosid, ma ei saa teilt neid osta. Ja ärge pakkuge mulle autosid, mis on täiesti vana metall, mis on võib-olla juba 5 aastat seisnud, mille potentsiaalne väärtus, see on hästi oluline. Mis on selle auto potentsiaalne väärtus? Kui tema potentsiaalne väärtus on 500 €, et teised sellised ülevaatusega ja ringi sõitvad maksavad 500 €, siis ära paku mulle 300 € autot, ma ei osta sult seda. Ma ütlen kohe ära hakka kirjutama isegi. Küll aga, kui potentsiaalne väärtus on kõrgem ja see auto on värskem ja tal on mingisugune suurem viga, siis me võime rääkida, et ma ei karda otseselt ühtegi nii-öelda viga, aga küsimus on, milline on see auto, mis on ta läbisõit, mis on taastarv. Et mõistlikud pakkumised kindlasti on oodatud ja neid saab saata näiteks autoringlusele Facebooki, Palle Külari nimele Facebooki või autoringlus@gmail.com ja ma proovin viisakalt kõigile vastata.
päeva jooksul. On juhtunud, et ei jõua ühe päeva jooksul. Vahepeal tuli väga-väga palju kirju. Ja selle viimase üleskutse peale me saime tegelikult ostetud ka ühe Audi A6. Ma nüüd ei oska öelda, kas selle video tuleb enne või pärast seda Honda videot, aga me juba oleme sellest filminud pool ära. Ja tõenäoliselt saan ma veel, mul on veel mõned autod vaatamata, et asi läks asja, et tänud kõigile, kes pakkusid ja ootan pakkumisi ka edaspidi. Minu poolt praeguseks kõik ja kohtume juba järgmises videos.